6. käik. Tere kõigile rallisõpradele ja head uut ralliaastat. 2021 loodetavasti tuleb natukene tummisem, kui tuli eelmine hooaeg ja saab kõik need 12 etappi, mis kalendris on, ära pidada. Algus on tehtud, mingid katsed on juba sõidetud ja nagu Tänak ütles, et tähtis on mingid punktid alla saada, siis meie ütleme, et tähtis on mingid rallid alla saada, et saaks selle hooajaga minema. Meie 6. käik podcast on natukene uues formaadis, lisaks kuulmisele on meid ka võimalik vaadata tänasest päevast alates kuni hooaja lõpuni. Minuga on endiselt siin eksperdi rollis Roland Poom. Tere. Tore on, et kutsutakse jätkult eksperdiks. Ja mina olen saatejuht Gunnar Lehest, aga enne kui tänaste rallijuttude juurde tuleme, meil on ka telefoniühendus Prantsusmaa kapiga. Seal on meil reporter Jaan Martinson. Jaan, oled kuuldel? Ja, olen kuuldel ja otsin parasjagu Levi, et siin pressiruumis, et Leviga väga hiilata ei ole ja ma loodan, et kuulete mind siit maski tagant ka. Ja. Seisa selle koha peal, seal on väga hea Levi. Okei, seisan. Räägi, Jaan, Prantsusmaa lukus, kuidas sa sinna pääsesid? No, päris keeruline oli. Kõigepealt tuli täita hunnik pabereid, siis teha ära kõik koroonaproovid, siis jõuda kuidagi moodi kohale ja tegelikult on see, et mul ongi praegu ajakriitiline moment, et ma pean siit kapist sõitma hakkama, mul on poole tunni pärast 50 kilomeetri pärast on mul hotell alles, aga ma pean sinna jõudma enne kella 6, sest muidu kas mind pannakse vangi või lastakse maha. Ja siis kui on üks väike võimalus pääseda, on olemas üks paber, mis tuleb eelnevalt täita, kus kirjutad, et kes sa oled, kus sa elad, mis kell sa startisid ja mis põhjusel sa hiljaks jääd ja mis kell sa kavatsed koju jõuda. Ja kõik see paber peab olema täidetud eelnevalt. Nii kui politsei siin kinni peab kohe talle paberi ulatama. Ja mul on ainult üks võimalus, et ma sõidan töölt koju. Sellepärast koera mul ei ole, temaga võiks ka jalutada ja siin ei ole mul ka vanemaid, keda aidata. Need on sisuliselt 3 põhjust, miks inimene tohib pärast kella 6 väljas olla. No sellised piirangud on, ma küsin sult nii nagu Peep Pahv küsis Taavi Peetrilt, et tasus üldse minna? Tasus küll, sellepärast, et ikkagi vähemalt kauges näed ralliautosid ja kuuled nende põrinad ka seal mix-zoonis ja sain Ott Tänakuga siin eile videoteel täna näost näkku rääkida ja ausalt öeldes, kui sa oled eluaeg nagu rallis fänn olnud, siis ikkagi tasub Prantsusmaale tulla. Kusjuures üks miinusmärk on ka veel sel aastal muidugi see, et kõik restoranid on kinni ja Prantsusmaal ju tehakse väga head sööki ja kõik, aga see jääb paraku mul kõik saamata, aga mul on õnneks hea hotelli omanik, kes teeb niisugust vaikseid hautisi seal ja siis õhtul annab sulle kandikuga kätte kõik, seal on nagu eelsöögid, järelsöögid ka ja siis sa pead väga tasakesi, nii et keegi ei märka, hiilima oma hotellituppa ja siis sa saad sooja sööki. Ja muidugi see hotellipidaja rikub täiega seadust, nagu ta ütles, aga sest restoran ei tohi isegi kaasa siin õhtuti müüa, aga ütleme niimoodi, et mul veab. Mul on hea hotelli omanik. Paneb hommikul kotikesega kaasa ka või? Hommikul hiilid samamoodi hommikusöögi kandiku ja kõik ja siis lähed hotelli tuppa ja siis seal nosid. Okei. Palju sa rallit oled näinud ja mis sa senisest rallikäigust arvad? No ütleme niimoodi, et see ralli oli ikkagi tegelikult üllatav ja kui ma tegin Ott Tänakuga intervjuud, ma ei tea, kas te seda ka näitate või mitte, aga igal juhul Otil nägu oli tõesti rõõmus ja ütles, et nii lihtsalt ralli algust tal polegi nagu olnud ja ütleme nii, et väga kena edumaa ja tema peamine konkurent, olgu mis tahes, eks ju, Sébastien Ogier, temal on vist mingisugused probleemid piduritega ja ta on siit küllaltki palju aega ära andnud, aga see ei tähenda ju midagi, tegelik ralli hakkab pihta homme ja kallid rallisõblad, kindlasti hakake nüüd homset päeva vaatama, sest Ott täna ütles, et see on täielik katastroof, mis tuleb, sest 2 kattet on puht asfaltiga, üks
7 kilomeetri ulatuses on lund ja jääd ja võt nüüd pane sinna rehvid alla, et kes suudab täpsemini homse rehvi valiku ära ennustada, see läheb laupäevale vastu liidrina. No rallimeeste päev, me teame, hakkab väga vara, esisõitjad peavad seal juba 3 paiku üles tõusma, ega teised ka. Mis kell hakkab sinu päev? No minu päev hakkab ka küllaltki varem, no vara ma kardan, et homme hommikus süüa ei jõua, et kell 5 peaks igal juhul üleval olema ja juba ralliparki sõitma. Kusjuures muide, mis on esisõitjate puhul ka see, et märgiti, et esisõitjad ei saa kogu informatsiooni, sest kui nemad sõidavad seda rada läbi, siis võib olla nii, et rada ei ole veel läbi külmunud, läbi jäätunud. Ehk siis see info, mida nad 2 tundi enne rallimehe starti annavad, ei pruugi sugugi pädeda. Nii et see lisab ka põnevust. Aga selge, laseme sul ka siis minna, et sa jumala eest meil pokrise lõpetaks ja saaksid meil homme ka toru otsas olla. Aitäh sulle, Jaan, nende juttudest praegu ja kuulmiseni. Nägemist. Nägemist. Sellised jutud siis Jaan Martinsoniga, aga äkki saame kohe Oti lühikese intervjuu ka ära vaadata. See oli tõesti väga lühike, alla minuti, täpselt 1 sekund, sest rohkem aega seal ei olnud. Väiksed viivitused ja kontrollpunktist oli vaja kohe minema tormata. Vaatame selle video ka ära. Suurepärane algus rallile ja hooajale. Võta tänane päev lühidalt kokku. Ei, üleüldiselt jah. Isegi kui tundus, et on võib-olla kõige lihtsam start hooajal üldse, et täna ikkagi päevavalges saab sõita ja enamasti asfalt ka, aga vihmasadu ja erinevad, ütleme need keerulised kohad, siis üleüldiselt ikkagi olud olid rasked ja auto töötas okeilt, et meil lihtsalt seal olid mingid erinevad väiksed probleemid, aga üldiselt see väga kiirust ei mõjutanud. Sul oli klaasipuhast aga väike probleem, kas see mõjus rohkem närvidele või mõjus? Ega ta loomulikult lihtne ei ole, kui sa ei näe, kuhu sa sõidad, et ega ta kiirust juurde ei anna ja samas teise katse alguses me ka seal kaotasime paar sekundit ja saanud autot käima, aga ei, üleüldiselt tundub okei. Aitäh! Nii, sellised jutud siis Ott Tänakult ja võtame nüüd stuudios ka selle tänase päeva kokku ja natukene vaatame rallile ette ka, sest ega me ju ralli eelvaadet ei jõudnud väga teha. Seis on siis selline, et Ott Tänak on kindel liider, nii kindel, kui seda saab nimetada, 3,3 sekundiga Kalle Rovanpera ees, võttis siis 2 järjestikust katsevõitu. Kalle jäi talle teisel katsel 0,3 sekundiga vaid alla. Tegelikult väga kõrges konkurentsis oli esimesel katsel kuni viimase splitini ka Teemu Sunninen, aga kahjuks siis üks soomlane, kes sõidab M-Sport Fordiga, on tänaseks mängust väljas. No sinu kommentaar sellele Teemu väljasõidule, mis seal valesti läks? Ma kõigepealt ütleks ära, et tundub, et Jaanile meeldib seal see söök rohkem kui rallivärk, et tundub, et väga jooksuga tahtis tagasi saada. Aga ei, ilmselgelt mega kahju Sunninenist. Ma arvan, et pole teist sõitjat, kellest mul nii kahju oleks olnud seda vaadates, et ma arvan, et kõik rallifännid teavad, kuidas see hooaeg tal üldse siia tuli või võimalikuks sai, et M-Sport ja kõik managerid all, Timo Jauhki, kõik tegid mega hullu tööd, et ta üldse sinna rooli kuidagi saaks. Ja no ilmselgelt tahtis meile näitama sellele kahtlustki, aga jah, nii lõppes, et ja kogu M-Sport tegi ju julma tööd, et üldse sinna Montesse pääseda, sinna Prantsusmaale, sest Dirtfishis on väga värvikas lugu Richard Milleneriga, M-Spordi pealikuga, et tegelikult oli päris viimase hetkeni nibin-nabin, et kas üldse saavad sinna Prantsusmaale ja mis kõik paberid tuli täita ja kuidas see piiriületus käis, pluss veel Brexit, mille üle tal pole üldse hea meel, aga lõpuks on tiim kohal ja kahjuks üks auto on järel. No just, et ma räägin, et ükskõik kes teine, aga nagu Sunninenist on mul lihtsalt eriti kahju, et suur tõenäosus on see, et nagu M-Sport tegelikult ütles enne rallit, et nad teevad kõik, et Sunninenile rallisi juurde saada, aga ega tegelikult see ralli võis praegult võtta talt ka neid rallisi ära hoopis ja
pannakse sinna rooli keegi, kes maksab selle kinni lihtsalt, sest täna ikkagi, ma arvan, suures osas Timo Johki ja M-Sport kamba peale seda üritust maksavad või seda katkist autot, mis seal nüüd on, aga noh, see selleks kahju ilmselgelt, aga tegelikult oli ka väga, väga ägedaid emotsioone tänaselt päevalt. No väga äge on tegelikult ikkagi, et Ott on meil seal esirinnas ja räägime Otist ka siis paar sõna. Esimese katse lõppu tuli niimoodi, et oli laus vihm, aga kojamehed olid tal kinni jäänud, ega ta väga palju sealt välja näinud, aga aeg oli selline, et oli parim. No jah, ütleme, et tänapäeval need mingid ulmevägevad keelid ja asjad, mida klaasi peal pannakse, et kui kojamees ei tööta, siis see vesi lendab sealt pealt minema nagu sama kiiresti, kui see auto seal tee peal tuiskab, et vast väga hullu ei olnud, et ta ei tundunud ise ka väga väga nördinud, nii et tõenäoliselt nii hullu ei olnud, aga eks selle kiiruse pealt ikka päris ebamugav võib olla. Ja teise katse lõpus siis tervitas oma mootoriinsenere, sest oli stardis väikse ehmatuse üle elanud, et 2 korda üritas autot käivitada, aga läksid vist mingid sekundid seal kaduma. Nägime seal esimest splitis, et Lube ja isegi Formo olid kiiremad kui Ott, aga lõpus siis leidis selle gaasipedaali ikka üles ja tegi oma töö seal katsel ära. Ja sellist pulli on mul endal ka kunagi juhtunud, et see jääb mingi nupp keeramata seal rooli peal või läheb kogemata kuigi valesse asendisse või mida iganes. Et ma täpselt ei tea, mis seal täna tal toimus, aga seda on parem küll, et sõidad esimesed paar kurvi ära ja siis vaatad, ossa raisk, oleks pidanud selle nuppu ka peale keerama ja siis saab sõita alata, et ei ole hullu, mis seal ikka. 3,3 sekundit liider, et kõik see, mis ebameeldiv oli, ma ei tea, uue hooajaga tulebki esimeste katsetega see kogu pull ära teha, siis saab edasi panna. Aga paneme kiirelt edasi. Kalle Rovanpera võib-olla natuke üllatuslikult teisel kohal, et asfaltirallid ei ole tegelikult tema tugevam külg, ja noor mees ka veel. Pigem ikka üllatav, et ja kui mõlemad katset vaatad, siis Rovanpera ja Evans tundub see kolmik olevat. Neville ja Ogier, kes muidu pigem on need koos Tänakuga seda kolmikut teinud, et mitte ei saa öelda nüüd, et maas oleks hullult, aga ikkagi 2 katse peale 16-17 sekundit on päris selline arvestatav juba tippmängus, et pigem väga, väga üllatav, et Rovanpera kohe selle hoo üles sai, et kindlasti oleks oodanud, et homme selle hoo võtab üles, aga esimeste katsetega kohe muljet avaldav. No Elfin Evans hoiab siis 3. kohta 8,5 sekundit jääb Tänakule alla. Mis sa arvad, mis tundega tema seda rallit alustas, teades, et viimasel etapil Monsas tegelikult ikkagi väristas oma selle tiitli ära? No ma arvan, et samamoodi nagu 2019 hooaeg alustas, et ilmselgelt üks siht silmes. Tiitel tuleb võtta aasta lõpus ja ma arvan, et ega kogu see hooaeg läheb selles mõttes sedapidi, et Ott tahab oma tiitlit tagasi saada ja Evans tahab oma tiitlit lõpuks kätte saada, nii et sealt hakkab kindlasti päris lõbusaid rallisid tulema, ma arvan. Ja alati kaval rebane, kelle võib-olla esimeste katsete kiirusest ei maksa suuri järeldusi teha. Sébastien Ogier maadles siis ka täna probleemidega esimese katse keskel, kurtis, et piduripedaal jäi põhja kinni, aga õnneks oli siis tegu ülesmäge minemisega, et oleks see juhtunud siis mõnes kurvis, et mine tea, kus Ogiel meil praegu oleks. No ei tea jah, aga sealt võib-olla üks asi veel, mis tal seal oli, et ma selle hooaja eelse pildi pealt vaatasin, et mees on vanaks jäänud. Ma ei tea, võib-olla kajastub sõidus ka, et paistab vana välja või? Jah, just, vana näeb välja juba kuidagi, et ma ei tea, äkki hakkab ka ta see parim enne. Just, et tegelikult eelmine aasta oli juba näha, et ega ta seda väga vist, ma ei tea, kuidagi teha ei viitsinud täis sellise poweriga, nagu ta muidu seda teinud on, et aga ei, hooaja peale saame näha, praegu on nagu veits keeruline öelda, aga Monte ta peaks kindlasti võitma selles mõttes, et ta on seda nii palju varem teinud, see on ta koduhoov põhimõtteliselt, et kui ta täna seda või tähendab pühapäevaks seda Montet ei võida, siis võib hakata arutlema, kas mees on vanaks jäänud. No tegelikult täna hommikusel pressikonverentsil tehti siis virtuaalselt mõne sõitjaga, võttis neid ootusi niimoodi osavalt maha, et tegelikult koduhoov küll, aga kui sul ikka asja ei ole sinna üles mägedesse, siis sa nendele teedele sõitma ei lähe ta jaa. Ei muidugi, ega ma ka Virurallil, ma ei tea, metsa vahel iga päev ei käi seal Lääne-Virumaa ümber, aga koduralli on ta ikka ja tõenäoliselt ma olen paar korda seal ikka rohkem käinud kui teised. Nii et
igatepidi kodupubliku eelis hoopis teine emotsioon on, kui sa kodus sõidad, et ma arvan, kui Oti käes küsida, et kui palju ta Lõuna-Eesti teedel käib seal igapäevaselt, no tõenäoliselt ei käi. Ta on lihtsalt nii palju sõitnud seda. Just. Thierry Neuville ei saa aru, kuhu tema kiirus on kadunud, aga ega see 16 sekundit siin 2 esimese kiiruskatse peale ka tegelikult teab, mis vahe ei ole, et eeldatavasti homme ikka need vahed kärisevad suuremaks, eks? No kindlasti, nagu me juba sealt intervjuust kuulsime, et homme saab suht keeruline rehvi valikuga olema, et on puhast asfaldit ja on päris jäiseid olusid. Suht keeruline on öelda, mis saama hakkab, et ja mis rehvi valik tehakse, et pigem minnakse seifimat valikut pidi ja pannakse siis midagi selle libedama olu jaoks. Aga mine tea, mis öösel juhtub. No, eks siis esimesed autod käivad, esiautod sõidavad üle ja annavad info edasi, mis seal toimub. Kas on midagi sulanud või ei ole või on pigem rohkem jääs. Ja sellest juba olenebki, et kui on libe, siis saavad ikka vahed kindlasti suured olema jälle. No Tanis Ordo, kes peaks olema Hyundai Jokker, siis selle rallil tegelikult on asfaltiralli spetsialist, aga 42,7 sekundit on kuhugi kadunud ja ei saada päris täpselt isegi aru, mis lahti on. Kurdab, et diferentsiaalist tuleb mingit imelikku müra. Ega selle põhjalt me ei oska arvata, mis tal autol viga on. Et arvas küll, et homseks saab korda ja homme on siis hoog jälle üleval. No midagi ta mainis, ma kuulsin ka, et diferentsiaalis midagi häält teeb, aru ta ei saanud, mis see on. Jah, kindlasti see ei ole Sordo hoog, millega ta seal praegu sõidab ja nagu ta ütles, et esimesel katsel ta pani ikka väga hästi ja aga aega nagu polnud üldse nii, et pigem arvaks, et seal mingi kala on, et tema tempos ei ole, jah. Ja kindlasti ei ole see ka, kuigi Greensmith ei ole maailma kõige kiirem rallisõitja, ei ole 1.30 kaotust 40 kilomeetri peale kindlasti see, mida ta endalt ootas ja mida M-Sport temalt ootas, ütles siis esimese katse järel, et see kiirus on hale, mis ma näitan, et tegelikult tunne on hea, aga kuhu see aeg kaob, ei ole õrna aimu ka. Tegelikult ma vist Greensmithilt olen sellist kommentaare päris mitu korda eelmine aastaga kuulnud, et mulle selles mõttes nagu sympatiseerib ka tema, et noor sõitja püüab nagu läbi lüüa WRC autoga eriti karm tegelikult on ju, et WRC 2 ta näitas kohati päris head kiirust, võitis ka Monte ära, et aga ma ei tea, eks tuleb otsa vaadata ikka, ma arvan. No mis sa teed? Ega M-Sport sel hooajal karta on, et suurde mängu ei sekku, nende probleemid juba hooaja eel ja eelmise hooaja lõpus olid nii suured, et see paratamatult avaldab mõju. Ja kindlasti, et samamoodi ka nüüd jälle Greensmithist rääkides, et küll ta maksab kõik oma testid ise kinni, kui meeskond ei korralda neid teste, siis ei saa ju testida ka, et aga tal see viimane test väga pikalt ei kestnud ka. 4 tundi oleks kaduma. Just, et ta vist oli kraavis oli päris suur osa ajast sellest, aga neil on keeruline. Ja kui nad kogu hooaja suudavad kaasa sõita, on juba, ma arvan, suur asi, et 2 tootjaga oleks nagu veits nukram lugu seal sarjas. Aga mis M-Spordilt positiivne üllatus on Adrien Formeau äkki? Kes Rally 2 autoga. Just, Rally 2 autoga absoluudi 9 Greensmithist ees ja WRC 2 siis teine või? Ja Mikkelsen on siis 8 üldarvestuses jääb siis natukene üle minuti Tänakust maha, aga üks WRC auto on siiski veel, Takamoto Katsuta, kes eelmise hooaja lõpus tegelikult arenes päris korralikult, aga siin 2 esimese katse põhjal on küll väike, ei saa öelda, et taandareng, et ralli on veel poisike, aga 2 piruetti on kahjuks teinud ja tundub, et nii palju kui mina sealt ridade vahelt välja lugesin, tundus, et pani need rehvidega kohanemise arvele. Jah, seda ta vähemalt välja ütles küll vist, et ta pole slick rehviga kunagi pidanud tume peal sõitma. Et selles mõttes loomulikult hea point, et kui ise pole slickiga lume peal sõitnud, siis ma arvan, et võtab ka nagu aega aru saada ja kui sa pead kohe veel kiiresti sõitma ja võistlusmomendis olema, siis see ei ole üldse lihtne, aga ei, selles mõttes vähemalt on ta tee peal, et tal teise katse finišis oli päris tummine moment tegelikult, et selle võiks selle auto ära lõhkuda, nii et et ta kohal on ja küll homme saab nagu paremini. Aga Ott Tänak oli ainus, kes läks boksist välja 5 Supersoft rehviga, ehk siis lihtsamalt öeldes talverehviga.
Teistel olid siin erinevad kombinatsioonid, 4 supersofti, 2 ilma naelteta talverehvi, mõned võtsid siin veel naeltega. Et kas võime öelda, et Tänaku hoog on natukene ka tänu sellele rehvivalikule? Just nii hea. Jaa, ma ei oska nüüd öelda tegelikult, kuidas see... Me ei tea, mis ta teise katse täpne, kuidas need kombinatsioon seal auto all oli, et seda ei näidatud. Jaa, sest tegelikult ju teise katse alguses oli kõige kiirem Lube hoopis, kes pani minu meelest täiesti lamellidega äkki. Ma ei ole praegu kindel, aga... Me teame küll, mis Tänakul seal oli, teist varianti ei ole, et supersoftid olid kaasas. Just. Aga me ei tea, kuidas teistel olid. Jah, et mis see nagu kõige optimaalsem, kui Ott juhib, siis järelikult see pidi olema antud hetkel kõige optimaalsem lahendus, mida kasutada. Aga kas sealt oleks saanud ka midagi paremini? No me ei tea, see on lihtsalt oletuse koht. Nägime, et Lube pani hea toogu lamellidega. Alguses samas katse lõpus andi selle oma kogu võidetud aja tagasi, nii et lõpuks pole selle ka väga pointi. Ei, ma arvan, et selles mõttes õige valik. Pole midagi öelda, kui ralli juhib, see järelikult oli õige valik. Ikkagi kõige suurem uuendus sel aastal ongi rehvi tootes. 4 aastat oli Michelin, tagasi tuli nüüd Pirelli. Mis sa arvad, kui suur see vahe tegelikult on? On sul mingit kogemust Pirelliga või palju sa kuulnud, lugenud oled, mis see kõige suurem erinevus siis autoga kohanemisel on? Ma pigem olengi sõitnud ise Pirelliga, enamusest Michelini väga vähe kasutanud. Aga kui me võtame lihtsalt viimased aastad, siis Pirelli on nagu oma arendusega väga palju tööd teinud. Ja Michelin pigem nagu koha peal seisnud kõige rohkem võib-olla sellist räägitud erinevust on tegelikult talverehviga hoopis, et kus on lihtne põhjus juba alustades sellest, et Pirelli nael on vulkaniseeritud rehvi sisse, et nii-öelda siis juba rehvi toodetesse sinna sisse pandud, Michelinil on see sinna liimitud. Piikrehvi vahe siis on see, et mis on teiste rehvide vahe, ma ei oska täna, selles mõttes mul Michelini kogemus puudub, ma ei oska täpselt vahet tuua, aga tõenäoliselt on ka Pirelli segud mõnevõrra pehmemad, kui on Michelini segud. Nii et kindlasti ta annab paremat pidamist, samas veidi eluiga on tal lühem. Nii et ühel plussil, teisel miinus, et eks nad suht võrdsed ole, aga lihtsalt täna on Pirelli teinud rohkem arendustööd kõvasti. No väga palju testimist pole nende rehvidega olnud ja ma sain vist juttudest niimoodi aru, et ega neid rehve ka korraga ei antud testidele välja, et mingi rehv mingile testile ja teine rehv jällegi teisele testile, et Ott ütles siin mitu päeva järjest tabavalt, et ralli ise ongi meie kõige suurem õpetaja ja hakkame vaikselt õppima, eks me siis hooaja jooksul näeme. Jah, ega need uued rehvid kõik, mis tegelikult täna on täiesti uued mudelid tehtud Pirelli poolt, siis ma mäletan, ega seda on varemgi olnud, kus ka minul, et ma pole uut rehvi saanud kättegi testi jaoks ja proovida seda, sest lihtsalt seda ei jagu. Ja antakse jupi kaupa, kellele kui palju ja lõpuks tuleb välja see, et saabki alles võib-olla rallil või võistlushetkel selle uue rehvi kätte ja proovida. Et see on tavaline asi selles mõttes, et kui iga nii-öelda rehv tuleb uue mudelina välja, siis seda lihtsalt ei ole võtta ja ma arvan, et ega päris mitu venda täna sealt startlistist ei ole sõidavad esimest korda selle rehviga täna. Ja mõni mees sõidab lausa esimest korda oma uue kaardilugejaga, rääkides siis Tänaku tiimikaaslasest Thierry Neuvillist. Tema dramaatiline viimase hetke kaardilugeja vahetus sai siis meedias päris palju, mitte just kõige positiivsema kajastust. Martin Wiedhage on tema uus kaardilugeja, polnud varem WRC autos kõrval istunud, polnud testigi teinud täna esimest korda. Kuidas kommenteerid? No, ta sai vist suht hästi hakkama, ma arvan, 16 sekundit kaotas liidrile, nii et ju ta hakkama pidi saama. Aga samas, kui see vahe jääbki nüüd 16 sekki ja tulebki igal katsel 8 sekki juurde, siis... Siis on palju, ilmselgelt ja loomulikult, et eks see vahetus ilmselgelt šokeeris kõik ja seda ma arvan, et ka Neville ise polnud nagu tegelikult selleks valmis, sest see tehti reaalselt mõni päev ja tegelikult ennem. Ja ma ei tea, kas sellel vennal üldse kombegi oli olemas, tõenäoliselt paneb võib-olla mingi oma, või ma ei tea, Neville'i kombega praegu seal, et see oli nii viimasel sekundil tehtud otsus.
seal pidi ikka mingi räige tüli olema, sest Tanis Ordol on samuti kaardilugeja vahetus ees, aga tema Carlos del Barrio sõidab selle ralli veel kaasa. Ja ei no selles mõttes, et ju ei saadud rahaasjadega kokkuleppe ega seal muud ei olegi, et aga päris nagu karm selles mõttes, et kas siis üks küsis liiga palju, teine ei taha väga üldse anda või milles see asi on, et ma nagu ei näe põhjust, miks peaks sellisel tasemel jääma asi raha taha. Väga kummaline otsus igal juhul, väga kummaline. Twitteri kasutaja Karlip, keda Eesti ralli fännid kindlasti tunnevad, viskas õhku sellise väite, et tegelikult on see ju puhas Andrea Adamo süü, et ta lasi sellel vahetusel niimoodi juhtuda. Mis sa sellest ma ei tea, mis ta päästa oleks saanud, et kui kinni maksta selle venna kas või üheks ralliks? Üheks ralliks, jah, selles mõttes, et ilmselt seal oleks ka 10-20 erinevat muud lahendust olnud, et see vend sinna üheks rallikski kõrvale veel jätta. Aga mingid asjad tõenäoliselt ikkagi jooksid niimoodi vahel, et seal ei olnud võimalik enam kahel mehel ühes autos istuda, et väga kahju tegelikult, et aastaid koos sõitnud on mehed ja lihtsalt raha pärast, kuigi ma ei tea, mis ta tahtis, siis ma ei usu, et ta nüüd tahtis poolt Neville'i palkamale saada, et võib-olla tahtis 2-3-4% juurde palgast saada. No kui see tava on 10%, siis vaevalt jah, et päris poolt hakkas tahtma. No just, et selles mõttes mega kahju. Väga tahaks sulult kuulda neid Jill Zooli poolseid kommentaare rohkem, ta on nagu pinnapealselt midagi öelnud, aga igal juhul nii imelik sündmus, mis seal toimus, et ei oskagi nagu midagi öelda. Teine teema, millest üritati kinni võtta enne ralli algust, oli see Tänaku eelmise aasta avarii loomulikult ja seda korrati ka siin WRC otseülekandes avatseremoonia ajal, eel ja järel, aga ega Ott väga liimile ei läinud, et ütles, et ta ei taha nendest asjadest väga rääkida pressikonverentsidel. Ja ega seda, ma arvan, et rohkem see nädalavahetus meelde ei tuletata ka, et kuidas sina arvad, jääb see tal kuskile kuklasse või on see juba eilne muusika? Ma arvan, et see on ikka eilne muusika, et täna see sama kurv on šikaan ka sinna pandud, nii et see looga seda kurvi ei läbita enam, nii et kõik on hästi ja unustatud ja tõenäoliselt seda kurvida rohkem selliselt sõitma kunagi ei pea ka. No, ootame, mis see homne päev toob, uued kurvid kindlasti. Kuidas sulle see ralli formaat üldse tundub? Siin on katsekilomeetreid 250 ja natukene peale, oleme harjunud siin ikkagi Monte puhul 300 pluss, aga no, esimese päeva põhjal tundub küll, et Monte olud on ikkagi Monte olud, juhtub igal katsel midagi, et ega me tegelikult väga ei kaota. Jaa, ei kaota muidugi, et minu meelest formaat, kus oleks ka 200 kilomeetrit, nagu tegelikult me nägime eelmise aja lõpus, neid on väga normaalne oleks ka niimoodi asja teha, et küll publikule saab ka selle piisavalt põnevaks teha, et on piisavalt katseid ja võib-olla saabki järjest ära panna, aga ei selles mõttes, et Monte on ikka omamoodi põnev, et võib-olla selles mõttes oli meil eelmise hooaja viimane ralli natuke rohkem Monte, kui ta see aasta Monte on siis, on ju, et me ei tea, meil on veel 3 päeva ees. Just, et me ei tea, mis olud seal tulevad, kas me näeme sula või me näeme hoopis miinuskraad ja läheb jäiseks ja lähebki selliseks, nagu Monte olema peab, on ju. Et põnev saab igal juhul olema, ega keegi ei tea ja sõitjad ei tea, mis oludes nad sõitma hakkavad. Nii et jah, õnneks nad said eelmise hooaja lõpus viimase ralliga juba käe soojaks nendes oludes. Ja rääkides veel, mis on uut aastal 2021, Toyotal on uus tiimipealik Jari-Matti Latvala. Täna küll väga sealt pead rallipargist välja ei pistnud, ei olnud põhjust, millega üle nuriseda. Paar korda näitas seda videokokkuvõtet seal, et mis ta siis oma hooaja esimesest etapist arvab ja küsiti siis eile või täna hommikul Osieelt, et kutsud sa teda juba bossiks ka. Ühe korra kutsusin, ütlesin, boss, ma lõhkusin auto ära. Ja ei, see on päris pull. Et Osiee puhul just. Et viidates siis, kes ei tea sellele testisõidu avariile, mis ta seal tegi. Just, et kui sa oled nagu aastaid sõitnud ühe vennaga ühes tiimis, kes on olnud selline pigem sinust nagu aeglasem vend, et nüüd sa helistad, kuule, boss, ma lõhkusin auto ära.
päris pull, aga ei, ma arvan, et ta nagu tiimi juhiks võiks hästi sobida. Väga analüüsib ju kõike väga täpselt alati läbi. Ja vennal on sära silmades, kui sa neid videosid vaatad. Ja, ta teab rallis kõike, et ma olin Jari-Matiga Walesi rallil enne esimest katset, läksime peldikusse koos, oleme seal kõrvuti ja siis ta ütleb, et kuule, et sul seal 2018 aastal Harju rallil või mingi selline teema tuli, et kuule, et olid kuskil top 3 või mäletan õigesti ja mõtlen, kurat, ma ise ka ei mäleta, et mis asja sa ajad. Ja et ta nagu, ma ei tea, jälgib vist kogu maailma rallit ja ta teab kõigest nii palju, nii et ma arvan, et mina ei tea teist sellist inimest, kes nagu rallis nii sees oleks. Väga õige, ma arvan, et ta on väga õige inimene, kes seal võiks olla, et oma tööd teeb kindlasti nagu täie hingega. Homne päev nimetatakse seda kõige raskemaks päevaks sellel rallil üldse ja on siin avaldatud arvamust, et nii mõndagi otsustatakse homme juba ära. Julged sa sama bravuurikalt öelda, et homme otsustatakse enamus asjad ära? Ma ei ütle kunagi ralli puhul seda, et põhimõtteliselt esimesel täispikal päeval otsustatakse kõik ära, mitte midagi ei otsustata, ma arvan selle ära. Otsustatakse ära ikka pühapäeval. Me ei saa enne midagi ära otsustada, et kui viimane katse on sõidetud selles mõttes. Et eks me küll näeme, kus tekivad ajavahed sisse. Kas tekivad suured, väiksed ajavahed, ei oska öelda täna, et mis olud seal tulevad. Aga no ma arvan, et laupäev on veel ilmselgelt sama tummine päev ees ja pühapäev on vaja ka veel ära sõita, nii et ei otsustata midagi ära veel. No homme siis sõidetakse ühte katset 2 korda ja ühte katset 1 korda, kokku meil 5 katset, SS8 jäi seal siis selle liikumispiirangu tõttu ära. No tundub, et see liikumispiirangule on ka ikka mõned erandid tehtud, ega muidu ei saaks ju mehed kohaliku aja järgi kell 5.04 servisest välja sõita. Jah, tegelikult kui see info tuli, ma mõtlesin täitsa pekkis, et kuidas see võimalik on, et sul on, ma ei tea, palju seal autosid stardis on, aga päris palju kindlasti. Ja kõik vennad peavad olema õhtul kella 6 hotellis siis. See tundub nagu nii ebanormaalne. Ma pole, tavaliselt on see, et mina saan mingi 12 öösel hotelli võib-olla rallipäeval, et see tundus selline päris ulme ja no jah, et kui tõenäoliselt siis ongi hommikul peabki, ma ei tea, öösel põhimõtteliselt peadki startima, et õhtul kuhugi välja jõuda selle päevaga üldse, et midagigi saaks teha. Aga ei päris, nad on harjunud seal kindlasti, et neid rallis on veel teisi, kus nii vara peab ärkama, et Wales samamoodi, kus esimesed vennad juba stardivad 4.30 minu meelest servisest välja, et ei ole hullu, küll kõik kannatavad ära selle. Ma mäletan, et kaitseväes oli reegel, et autojuhid pidid saama 6 tundi magada ja sõdurid olid väga varmad seda reeglit ülemustele meelde tuletama, et mitte öösel patrulli saada. Ega kui Ott läheks Adamo juurde sellise jutuga, et ma pean 6 tundi magada saama, ega tal pikkapidu seal tiimis vist ei oleks. Kindlasti mitte, aga see oleks päris pull. Ma küll 6 tundi saab ikka pigem arva magada rallipäeval. Et okei, praegu küll, jah, sa saad kell 6 pead juba hotellis olema, sul ei ole muud valikut. Sa saad seal magada küll, kui tahta, aga neid rallis on selliseid küll, kus ega üle 4 tunni magada ei saa, et kui sa seal veel teed mingit tööd videotega legendiga õhtul, et ööd on pigem nagu lühikesed. No magamiseks jääb aega võib-olla natukene laupäeval, kui meil on 3 katset vaid, 7.30 esimest katset alustatakse Eesti aja järgi ja viimane katse hakkab juba 13.08, et küll jõuavad seal laupäeva õhtul magada küll, eks? No muidugi, ei ole hull. Ma räägin, rallisõitja on harjunud mitte magama, no. Tal ei ole vaja magada. Ta adrekas paugutab niimoodi kogu aeg, et mida seal voodis ikka, et tahaks juba rooli tagasi. Aga mõned päevad enne Monte Carlo ralli algust tuli siis uudis, et Rootsi ralli, mis jäi ära, on asendatud Arctic ralli Soomega Rovaniemis jõuluvana ukse ees põhimõtteliselt, et seal just üks ralli toimus, kindlasti väga hea proovikivi korraldajatele ja mõnedele WRC2 sõitjatele, kes seal ka käisid natukene kätt proovimas. Mis sa arvad sellest rallist? Tundub päris huvitav. WRC rallina. Ma ei ole ise seal rallil sõitnud. See on mega ägedad olud on seal. Seda ma tean, kui põnev ralli ise on.
Pigem ma olen kuulnud, et see on suht selline ladumine ja sirgelt panek enamuse ajast, et ma ei tea, millised katsed tulevad siis WRC rallil. Ma näen, et siin on kirjas juba 10 katset kogu pikkusega 260 kilomeetrit. No siis keskmiselt ühe katse pikkus tuleb päris tummine, et ma arvan, et see saab selline päris kiire ralli olema, nii palju kui siis Arctic Lapland rallist neid katseid vaadates, aga pull on see, et Toyota on seal jälle üles kasvanud põhimõtteliselt seal testinud. Viimased 2 aastat on Toyota ka Arcticu rallit kaasa sõitnud. Rovanpera on, ma arvan, Rovaniemi katsetel elanud, reaalselt elanud, mitte ainult käinud sõitmas, vaid seal lihtsalt ööd ja päevad läbi tõmmanud. Ma arvan, et ka see kui video, mis YouTube'is on, kus ta 7-aastane, et see on ka kuskil seal tehtud. Nii et üks asi, mida ma võin kindlasti julgeks ennustada, on see, et Rovanpera läheb seda võitma. Sest ta lihtsalt on, ma arvan, mingi 10-15 aastat seal olnud ja sõitnud. Ma ei tea, kas see kõlab nüüd väga ulmeliselt, aga vaadates tänast Monte Carlo ralli seisu ja seda, et Rovanperal on 2 kodurallit ees, ma arvan, et tema koefitsient hooaja üldvõidule on päris normaalne. Kindlasti. Ma ei julge välja öelda, et ta nüüd maailmameistriks kindlasti tuleb, aga šansid on ju olemas. Ja loomulikult, tegelikult ju eelmine aasta, nii palju kui rallis oli, ma arvan, et ta ei lõpetanudki alla 5. koha kuskil või. Et kõik rallid, mis ta lõpetas, ta oli top 5 ja esimene hooaeg. Nii et, ja Rootsi teine koht oli või, 3. Ma peast praegu ei mäleta, aga poodium oli igal juhul. Auto on nüüd tuttavam, jah. Just, et ma arvan, et Rovanperel tuleb mega hooaeg ja ei julge ütlema hakata, et ta tiitli konkurentsis sees on, aga see ei ole ka ebareaalne. Ja enne Monte Carlo rallit muidugi Eesti fännidele suurepärane uudis, et Rally Estonia on kalendris nii 2021 kui ka 2022 ja Roland, siin näeme ka ju sõitmas. No peab nägema. Midagi muud üle jää, kui koju tuuakse ikka ralli kohale, siis tuleb sõita MM-ralli kaasa siin kodus. No suurt poleemikat on tekitanud see Urmo Aava väide, et jätkame ikkagi ralli pealtvaatajate grupeerimisega. Panime siis täna Delfis ka küsitluse üles, mis siis inimesed arvavad. Viimast seisu ei tea, aga 50-50 oli selline, et kuidas sa rallifännina sellele kontseptsioonile vaatad, et 100 000 fänni me siia endale lubada ei saa, aga 2-3 korda suurema publiku loodavad saada kui eelmine aasta, kui oli 16 000 passimüüdi. No keeruline selles mõttes öelda, et kui me nagu teeme Eestis üldse see ralli koha, MM-ralli olemas on, siis tuleb teha midagi teistmoodi, et ta siin ka püsima jääks ja see ongi kogu asja point. Me ei saa jätta sellist ürgset rallit sõitjatele, publikule, me ei saa seda lihtsalt jätta, see peab olema nagu väga nagu tänapäevane asi. Et oleks FIA jätkuvalt huvitatud, et ralli siin oleks. Selles mõttes ma olen väga poolt. Publik on jagatud sinna, kus nad olema peavad, on tribüünid, on mingi meelelahutus neil ja neil on WRC Plus jookseb neil, nad näevad katseid laivis. Et see on selline, tundub kuidagi väga puhas ja viisakas ja korralikult tehtud asi. Mitte ei ole see, et iga kurvi taga sul mingi hunnik tegelesi, ma ei tea, joovad ja jagelevad ja niisama panevad möllu seal ja siis on see, et hakkab juhtuma, kuskil on katse jätakse publiku pärast ära ja sellist asja Eestis lihtsalt ei saaks lubada. Kui see juhtub, siis seda rallit ei tule. Meie eriti, kuna me oleme noor ralli, ikkagi WRC mõistes. Seda rallit ei tuleks mitte kunagi enam siia tagasi. Ja see on juba üks põhjus, miks peaks olema jagatud inimesed täpselt sektoritesse seal, kus nad olema peavad. No täna oli juba teisel katsel oli probleem, kuigi on ilma publikuta ralli. Kuuldavasti siis Twitteris käis selline info läbi, et miks teine katse 15 minutit viibis, et mingi fotograaf oli jala murdnud ja talle kutsuti siis meditsiinikopter vastu. Juhtub. Libe. Jah, juhtub. Montes on ju libe. Naelikud jalga panema. Et, no täpselt selles mõttes no hea näide. No. Lihtsalt ei tohi sellist asja juhtuda Eestis. See, et see ralli on meile antud, no see oli lihtsalt joppamise peale. Ja nüüd tõestati ühe korra, tuleb teist korda tõestada, tuleb kolmandat korda ka tõestada. Kui seda ei tee, siis seda ei tule rohkem. Nagu oli Poolaga näha, et mingi möll lihtsalt käis kogu aeg seal. Et tegelikult oli nagu lahe ralli, aga lihtsalt mingi jauramine käis iga kurvi tagana. Ja niimoodi ei saa rallit korraldada ja võetaksegi ralli käest ära.
Ütlen nüüd kiirelt lõpetuseks ennusta, kas mitut rallit me sellest 12-lisest kalendrist see hooaeg näeme? Reeglites on kirjas, et 6 rallit peab olema peetud, siis anname tiitli välja. Ma arvan, et neil on tänaseks juba mingi backup planid mõeldud, et 10 näeme kindlasti, tõenäoliselt näeme 12 ära, aga ma arvan, et need ei ole võib-olla kõik need rallid, mis täna kalendris on. Ma julgen pakkuda, et üks, mis ära langeb, on Keenia. Ei tea, mis seis seal Tšiilis on. Ja. Ei ole Tšiili meediat jälginud. Ja loodame väga, et Jaapanis see ralli ikkagi lõpeb. Ja, see oleks äge. Kas või Katsuta pärast? Just, ma arvan, et see on tegelikult nagu Toyota üldse, Toyota tingimus, et peab olema seal rallina. Hyundai järgmine aasta jätkab või jätka? Ma usun, et jätkab. Autot pole arendama hakanud veel? Autot ei ole arendama hakanud, aga ma arvan, et ei ole ka... Või on Toyota hakanud või? Seda ma ei tea. Ei, Toyota vist ka ei ole, jah? Ma ei ole kuulnud, et Toyota oleks arendama hakanud, et tõenäoliselt ei ole nemad ka, nii et Hyundai ei ole kuhugi maha jäänud veel. Mulle meeldis Adamo lause Postimehele antud intervjuus, et enne kui pole palli kutset, tema uut ülikonda ostma ei lähe. No kõlab loogiliselt, jah. Mis ikka seda autot arendama hakkad, kui ei tea, kas nagu võib panema minna. Kas Hyundai jätkab, jah? Ja see, et selleks, et Hyundai saaks jätkata, on neil kindlasti vaja võtta veel 3. järjestikune tootjate tiitel. Ja võib-olla isegi oleks oluline see sõitjate tiitel ka võtta. Et ma millegi pärast arvan kuidagi, sest need Hyundai tiitlid on tulnud, aga nad on kuidagi selliselt, ma ei alaväärist üldse neid tiitleid, aga nad on kuidagi tulnud niimoodi, Jokkeriga. Jah, just. Et kui nüüd võtaks see nagu pauguga mõlemad ära, et siis on nagu näha, et õiget asja on Adamo ajanud ja ta kindlasti ajab õiget asja ja võiks sellise tummis auhinna ära võtta ja siis ma arvan, on nagu kõigil süda rahul, et õiget asja tehakse ja saab edasi liikuda oma asjadega. Aga selge, tõmbame tänastele rallijuttudele joone alla homme juba 7:10. Eesti aja järgi esimene katse algab peaaegu 20 kilomeetrit pikk. Eks nad sinna 20 kanti jäävad kõik. Jälgige siis homsest hommikust saadik Delfi ralliblogi ja homme õhtul oleme samuti rallijuttudega siin sama stuudios. Kuues käik.